turul käimine ja kauplemine on äärmiselt nauditavad tegevused ja mida enam suve poole, seda enam meil selliseid väliseid tegevusi teele hakkab sattuma. Seetõttu olekski mõttekas praegu üle vaadata oma õues viibimise varustus ning alustamegi looduslikest sääse ning puugitõrjevahenditest. Ja kui me räägime putukatõrjevahenditest, siis minul on jäänud mulje, et see vägev keemia on ikka see, mis ühe putuka minema ajab, aga kui me nüüd võtame loodusliku putukatõrjevahendi, siis mismoodi see üldse ja kas toimib? Ja see toimib niisama hästi nagu kõik teisedki looduslikud vahendid, sest aastasadu ongi ju looduslike vahenditega väga hästi hakkama saadud. Ja näiteks Effitani putukatõrjevahend on Saksa Troopika Instituudis ära testitud, et ta tõrjub nii sääsed, puugid kui ka parmud 8 tundi. Et selles osas on ta nagu terveks päevaks ja sobib ka päris väike lastele. Nii, kui me siit veel kaitsevahenditest edasi räägime, päikesekaitsevahenditest, siis mis vahe nüüd on? Kas ma võtan sealt toidupoest ühe päikesekreemi või võtan siit päikesekreemi? Vahe on väga suur, see oleneb jälle see, mida enda keha peale määrida ja kui on võimalus valida, siis võiks alati valida mürgivaba variant ja looduslikud päikesekaitsevahendid kaitsevad nahka just sellel moel, et nad aitavad nahal iseennast päiksest kaitsta, et nad suurendavad naha vastupanuvõimet ja kõik kehaosad, mis on lapsel riiete alt väljas, tuleks kindlasti päiksekaitsekreemiga kaitsta, pähe kindlasti müts ja see kehtib ju ka siis, kui laps on meil lapsekandmisvahendis, kas siis kandelinas või siis lapsekandmiskotis. Ja kui nüüd oma lapsele enda jaoks valida lapsekandmisvahendit, siis on kindlasti oluline jälgida 3 kõige tähtsamat faktorit. Üks on siis see, et oleks lapse selg korralikult toetatud. Teiseks on tähtis, et laps istuks seal konna asendis ning 3. on tähtis, et ka kandja ennast tunneks mugavalt ja temal ei tekiks seljavalusid. Ja nüüd ütleme, Didymose kandelinad ja ka Ergobaby lapsekandmiskott mõlemad vastavad kõigile nendele kriteeriumitele. Üks on siis natukene trendikam variant ja Ergobaby on siis nagu sportlikumale kandjale mõeldud. Kui mugav see rätik lapsele on? No ma arvan, et kõige paremini saaks seda võrrelda selle tundega, kui me ise näiteks lõõgastume mõnusalt ripptoolis või rippkiiges. Et ma arvan, et lapsel on ema kõhu peal umbes sama tunne, kui ta on kandelina sees. Ja loodusperepoes olevad rippkiiged on loomulikult kvaliteetsed, nad on tihedalt kootud, traditsiooniliselt käsitööna Lõuna-Ameerikas. Nendel on kõikidel 2 aastat garantiid ja nad tõesti peavad ka kauem veel vastu. Ja palju rõõmsaid ja ilusaid värve, mida mujalt võib-olla ei leiagi. Ja kui nüüd juba jutt laste peale läks ja suverõõmude peale, siis loomulikult on ju lastel kõige vahvam jooksuratas. Ning seda saab nüüd alates 2-aastasest juba kasutada. Praktiliselt on 2-aastasel paari päevaga tasakaal selge ja jooksurattas saab kasutada kuni 5. eluaastani. Väga vahva on ta kasutada reisidel või ostukeskustes, shopates, kus lastel on ikka oma fun täiesti olemas. Ja Likebike toodab siis nüüd originaalseid jooksurattaid, mis on tehtud kase- ja pöögivineerist. Need on käsitööna tehtud Saksamaal ning 2 aastat loomulikult garantiid nagu kõikidele. Kaaluvad ainult 3 kilo. Seega saab see ka 2-3-aastane ise oma ratta kaenlasse haarata, trepist üles tassida ja tunneb, et on täitsa ise millegagi hakkama saanud.